Tere, head sõbrad! Täna räägin sulle natukene siis jällegi unenäo maailmast, unenägemisest ja sellega kaasnevatest nähtustest või mõtteviisidest. Ja meil lääne ühiskonnas on harjutud unenägude kohta ütlema niimoodi, et aju töötab öösel või millal iganes magamise ajal läbi siis erinevaid sündmusi, mis siis on kas siis reaalselt juhtunud või mis on sinu tunded, mingisugused hirmud või rõõmud või ootused või asjad, eks ole. Et siis aju sünteesib neid läbi, ta töötab neid läbi ja ta paneb sellest pildikesi kokku, mis mõned näevad välja siis üsna sellised tõetruud ja mõned võivad olla üpriski abstraktsed. Siis sellised põlisrahvaste traditsioonid ütlevad selle kohta niimoodi, et aju ei tee magamise ajal midagi põhimõtteliselt, kuna aju on seotud sinu teadvusega ehk siis sellega, millest sa oled teadlik. Siis magamise ajal sa ei ole millestki teadlik ehk magamise ajal su aju magab. Loomulikult need põliskultuurid ei kirjelda või sõnasta seda niimoodi, aga see põhimõte on seal siis selline, et aju, kuna sa ei ole teadlik üldjuhul, siis aju magab. Siis mis on, kuna ma mõtlesin, et ma räägin täna natukene siis nendest ühisosadest erinevate kultuuride ja traditsioonide vahel, siis siin on võib-olla oluline nagu mõelda või mõtestada seda, et tegelikult nendel unenägudel, nii nagu ma ka siin varasemates videotes olen öelnud, et unenägudel on meie argieluga tegelikult seos olemas. Ehk siis see seos, mis tuginedes siis põlisrahvaste traditsioonidele, et mida me saame sealt unenäost, mis tarkust me saame võtta, selleks, et oma elu siin selles maises füüsilises maailmas paremaks muuta. Ehk kuidas me saame seda tarkust enda elus või enda hüvanguks ära kasutada. Siis meile enamjaolt oleme harjunud niimoodi, et uni on nagu suhteliselt juhuslik või et näed juhuslikke asju unes, enamjaolt on tunne, et täiesti ajuvabad ka, et mingit seost seal ei ole. Siis paljudes põlisrahvaste traditsioonides ei ole uni juhuslik asi, vaid und nähakse kui rännakut. Ja see rännak võib, ja ühesõnaga, et unenägudel on palju erinevaid kihte või tasandeid. Ja see rännak võib siis toimuda nii-öelda sinu teadvuse tasandite erinevates kihtides või erinevatel tasanditel. See on üks selline lähenemine asjale, eks ole. Siis teine asi on see, et see rännak võib olla nii ütleme kehasisene, näiteks kui sul on tervisega mingisugused küsimused või seosed on ju. See rännak võib olla selle ilma ja tolle ilma vahel, ehk siis suhtlus erinevate maailmade vahel. See rännak võib olla mingitesse kindlatesse kohtadesse või paikadesse, kus sa oled kunagi käinud või kus sa ei ole käinud, aga sul on mingisugune muu side, kas siis füüsiline, vaimne, energeetiline, ükskõik milline, eks ole. Sul on mingisugune side selle paigaga või sellel paigal on sulle mingisugust tarkust või teadmist õpetada või anda. Siis unenägudes me saame sinna minna. Ehk siis see unenägu võib olla rännak ükskõik millisel tasandil ja ükskõik millise eesmärgiga. Nimetasin siin ka juba natukene ära, et see suhtlus erinevate maailmadega. Ehk siis selle ilma ja tolle ilma vahel võib see olla, aga see suhtlus võib olla ka nii-öelda inimeselt inimesele. Minu sisemaailma ja sinu sisemaailma vahel näiteks, eks ole. Või kellegi teise, et see on siis nagu suhtlus erinevate maailmadega. See maailm siin selles kontekstis võib olla ka midagi, mida me argikeeles nagu maailmaks ei nimeta. Ma ei tea, mingisugune põhimõte või mingisugune tõekspidamine või mingisugune arvamus näiteks, eks ole, ja igal arvamusel on siis kas pooldajad või
või vastuväitjad on ju, et me saame ka mingite mõtteviisidega nii-öelda ühendust võtta. Ehk siis see on nagu nii-öelda see maailm, see minu jaoks mingisugune uus mõtteviis või võõras mõtteviis, mida ma tahan võib-olla rohkem tundma õppida, millest ma tahan rohkem aru saada ja nii edasi, on ju. Siis põlistraditsioonid käsitlevad unenägemise aega. Me räägime siin teadlikust unenägemisest, eks ole. Teadlik unenägemine on siis see, et ma olen ikkagi teadlik sellest, et ma magan ja näen seal und, on ju. Et nad nimetavad seda siis ka lihtsalt hinge liikumiseks. Ja et kui inimese keha magama jääb, siis mingi osa tema hingest võib eralduda. Seda on ka püütud kuidagi katsetega tõestada, elektromagnetkiirgust mõõta ja ajulaineid mõõta ja ma neid tehnoloogiaid ei oska nagu kõike kirjeldada täpselt, aga nagu ma lugedes või endast targemate inimestega vesteldes olen sellest aru saanud, siis tegelikult seda ei ole väga keeruline teha, et kui sul on vahendid olemas, on millega teha, eks ole. Siis see unenägemine ei ole siis lihtsalt ajuvabade asjade nägemine, vaid see siis on nii nagu ta on rännak või suhtlus erinevate maailmadega, mingisugune hingeliikumine, see võib olla ka mingisuguse konkreetse õpetuse saamine või mingisuguse konkreetse pühitsuse saamine. Näiteks, et on sellised inimesi olnud, et nad satuvad unenäos mingitesse kohtadesse või seal toimuvad mingisugused sündmused. Ja kui see inimene üles ärkab järgmisel päeval, siis tal selgub, et tal on tekkinud mingisugused võimed või oskused, mida tal näiteks enne ei olnud. Et seda siis võiks nimetada selleks pühitsuseks. Aga need on rohkem nagu sellised, imed on ju. Et me ei saa nagu minna magama selle taotlusega, et homme ärkan üles ja oskan hiina keelt, eks ju. Et see on nagu liiga ebarealistlik, ütleme niimoodi. Et need on pigem, ühesõnaga need õpetused või need oskused ei ole need, mida sina tahad. Et ma tahan hiina keelt osata. Või need on need, mis on sinu hinge ülesandega või hinge kutsumusega kuidagi moodi seotud, eks ole. Ja kui sa ei ole siin selles füüsilises maises maailmas leidnud seda võimalust või võimekust, kuidas seda siis saada, et siis vahest võib juhtuda, et seal kuskil unenäomaastikel ringi konnates võid siis sattuda sellistesse kohtadesse, kus sa saad vastavat õpetust või mis veel parem siis vastava pühitsuse. Ja nii nagu me siin oleme rääkinud varem ka, et me võime inimesena nii-öelda unenäos kohtuda teise inimesega ja siis selle inimesega mingisugust teavet või informatsiooni vahetada, mingeid konflikte lõpetada, probleeme lahendada ja nii edasi. Aga see unenägemine või see unenäo maastik võib olla siis ka mis iganes tasandil kohtumine teiste teadvustega, inimteadvustega, aga ka võib olla mitte inimteadvustega, eks ole, mingisuguste vaimolenditega näiteks. Võib-olla ka, vaimolend on võib-olla liiga abstraktne, eks need vaimolendeid on ka hästi palju ja hästi erinevaid. Võib-olla mida meie inimesel siin lääne ühiskonnas on võib-olla natukene lihtsam mõista, surnud esivanemad näiteks, eks ole, on teistsugused vaimolendid, on ju. Kas teda nimetada nüüd vaimolendiks või energiaks, eks kusagil mingil tasandil muutuvad need asjad kõik või lähevad selle juure tasandil, ta läheb nagu kõik üheks kokku, eks ole. Siis, mis siis veel? Kuigi nüüd need samad erinevad põlisrahvaste traditsioonid, näiteks Siberis, Amazonases, Põhja-Ameerika ja erinevates kultuurides, Austraalias, Aafrikas või siis Tiibetis näiteks on mitmed erinevad traditsioonid, kaasa arvatud unenäo traditsioonid on ja nad on väga paljuski erinevad ja need põhimõtted, kuidas siis ühe või teise pärimusgrupi inimene neid unenägusid uurib või kuidas ta endas neid unenäovõimeid arendab, et need meetodid ja tehnoloogiad on erinevad, on ju, siis ometi on nendel päris palju sarnast. Ja mõtlesin siis, et täna toongi välja mõned siis sellised sarnasused, et mis siis just kui on, kuidas siis öelda, ajastuülesed, kultuuriülesed, ütleme siis ka nagu nii-öelda maailmaülesed, et ka mingisugused geograafilised piirangud ega poliitilised piirangud ei ole neid kuidagi muutnud ega vääranud. Ehk siis üks asi, mida võiks nagu välja tuua, et need samad erinevad traditsioonid üle maailma erinevates paikades on ju. Ja samamoodi, kui sa võtad, kui suur on Aafrika, seal on veel omakorda, eks ole, 10 erinevaid traditsioone või Ameerikas on ju. Et
need traditsioonid on nagu leidnud või mida siis nende uurides on välja saanud tuua, on siis see, et unenägu ei ole lihtsalt mingisugune pilt, mida sa vaatad, vaid see võib olla nagu päris koht. Ehk siis, seda võikski nagu niimoodi kirjeldada, et see osa meie hingest või vaimust, mis nii-öelda eraldub magamise ajal kehast, eks ole, et ta rändabki mingisugusesse kindlasse paika või kohta. Kas see paik on unenäo maailmas, kas see paik on kusagil mingis muus maailmas, et seda on nagu väga raske tõestada. Aga see, et see on nagu reaalne koht, mida võib nagu kohaks nimetada, ütleme niimoodi. Et see tähendab seda, et inimene ei kujuta mitte asju ette oma unenäos, vaid tema teadvus või hing siis liiguvad kindlatesse kohtadesse või siis mingisugustele konkreetsetele tasanditele, hingetasanditele, vaimsuse tasanditele, kas siis meie enda mingitele arengutasanditele või kellegi teise, mõne teise inimese arengutasanditele. Et oleneb kellega või millega seoses need unenäod meil nagu aktuaalsed on, et miks me neid üldse nagu näeme, on ju. Et siis sellest tulenevalt, et seal on mingisugused kohad või mingisugused tasandid, kuhu see unenägu, mitte unenägu, vaid kuhu siis inimene unes nagu nii-öelda jõuab või rändab, eks ole. Ja seetõttu, inimesed, ütleme niimoodi, kui ise olen inimestega vestelnud või kui ma seda pooleaastast unenägemise kursust tegin, kus me seda teadlikku unenägemist harjutasime, siis seal oli tihti inimesed küsisid, et kui me praktiseerisime seda unenägemist ja siis inimesed küsivad, et kuule, et kas unenägu nüüd on ikkagi tõsi, mida ma nägin? Et ühesõnaga inimesed tahavad, et unenägu oleks nagu tõestus millegi kohta, millele nad otsivad vastuseid. Vot sellega on nüüd niimoodi, et see on ka omaette tehnika, millest ma täna väga pikalt ei räägi, aga näiteks kui sul on, mida ma ise olen praktiseerinud ja mida ma olen siis ka nendele õppijatele nagu nii-öelda meetodina pakkunud või mida me oleme harjutanud, on siis see, et kui sul on vaja mingisugusele probleemile näiteks lahendust leida ja sa ei ole siin maises maailmas sellist head mingit nippi leidnud, millega sa nagu ise ka rahul oled, on ju. Et siis võib on teatud tehnikad ja teatud ülesanded, mida sa annad endale unenäkku minekuks, eks ole. Siis on see, et kuidas sinna unenäkku minna üldse, see kõik omaette tehnoloogia veel. Aga et sa ühesõnaga õpid nagu oma unenäo teejuhilt või oma unenäo minalt. Neid erinevates kultuurides on need erinevad tegelased. Vaimutasandil on ta kõik üks, et seetõttu ei oma nagu erilist tähendust, kuidas seda nimetada, on ju. Aga et sa annad nagu lähteülesande, et ma lahendan seda probleemi ja kui sa nüüd oskad seda teadlikku und näha, ehk sa saad aru, et sa magad ja näed und ja kõik need asjad, siis unenägu jääb sul meelde, ehk sa saad selle vastuse sealt kätte ja sa tuled sellega siia maailma tagasi, on ju. Et vaatamata sellele, et sellised meetodid kõik on nagu olemas ja kõik need töötavad, eks ju, siis ometi ühesõnaga, et me ei peaks nagu küsima unenägu nähes, et kas see on nagu tõde. Välja arvatud juhul, kui me olemegi seda lahendust siis otsima läinud, eks ole. Sest kui sa esitad küsimuse ja sa saad vastuse, siis tegelikult sul on kohustus selle vastusega midagi peale hakata. Täiesti praktiliselt, siis pead nagu tegema neid asju, on ju. Et tegelikult on nagu õigem või kasulikum küsida, et millisel teadvuse tasandil see unenägu toimus. Kas see oli minu tunde tasandil, kas see oli minu mõtte tasandil, kas see oli keha tasandil, kas see oli kehast väljast tasandil, kas see oli selles ilmas või oli see tolles ilmas, oli see mingis muus maailmas, oli see eelmistes eludes, oli see tulevastes eludes, on ju. Oli see kuskil, mis iganes, looduse, mingisuguse ürglooduses, on ju, toimus see arhetüüpide maailmas, eks ju. Et neid maailmu võib nagu erinevaid olla, et need kõik ei oskagi kohe nimetada ja kõik ei peagi teadma. Aga et kui sa küsimuse esitad, siis sa tegelikult leiad ka vastuse, et kohe esimene sähvatus, mis su pähe tuleb, on ju. Et pigem on see, et kui ma saan aru, mis maailm, et näiteks mul on mingisugune tundetasand ja mingi läbitöötamata tundega on probleem, on ju. Ma saan aru, et see unenägu oli minu tundetasandiga seotud. Siis sealt tuleb edasi see, et mis on tõde ja mis ei ole ja niimoodi, et see tõe otsing või see ennustamine unenägude abil ei peaks nagu esimene ülesanne olema, on ju. Siis teine asi, mis on nagu nendes unenägudes või nendes erinevates traditsioonides sarnane, on siis see, et unenägudes liikumine. Et mida see tähendab, kui ma ise oma und näen või sina või keegi kolmas, on ju, me kõik justkui liigume, teised inimesed või loomad, keda me unes näeme, nemad ju ka liiguvad, on ju. Sisuliselt me liigume seal samamoodi nagu siin selles maailmas. Aga see nüüd on omaette tehnika, et
nendes põliskultuurides on ju, nimetame siis neid šamanistlikeks ühiskondadeks, et kes see šamaan on? Šamaan on keegi, kes teab natuke rohkem võib-olla kui tavaline inimene. Ja šamaan on keegi, kes oskab suhelda selle ja tolle maailmaga. Ehk ta oskab ühendust võtta erinevate maailmadega. Ja see maailmades liikumine, unenägudes liikumine on siis sisuliselt see maailmades liikumine, erinevate ilmade vahel liikumine. Ja see tähendab seda, et näiteks, et nendes väga paljudes kultuurides siis on selline, et seesama šamaan, kes on siis justkui nagu, ikkagi tal on kogemused sellega, sest on seda ju treeninud, on ju. Võib minna siis mõne inimese unenäkku. Oletame, et sina oled see šamaan, on ju. Sa valdad neid tehnikaid kõiki ja sinu poole pöördus näiteks keegi inimene abi saamiseks või midagi sellist, on ju. Ja tal on minuga probleem. Siis see šamaan võib sellel ajal, kui mina magan, tulla minu unenäkku. Ja mina, kui ma oskan teadlikult und näha, siis ma näen teda isegi unes, on ju. Kui ma ei oska teda unes näha, siis mina ei tea sellest midagi, et ta seal käis. Aga miks ta seal käib? Et küsimus ei ole ju selles, et see ei ole turismireis, et tahan vaadata, kuhu ma seekord välja jõuan, vaid pigem on siis küsimus see, et tuua sealt vajalikku infot või lahendada siis seal see konflikt kuidagi ära, mida inimene ise ei ole suutnud teha, on ju. Otsida kadunud hinge osa üles. Näiteks, kui on mingisugused vägivaldsed suhted olnud või pekstud on või vägistatud või mingeid selliseid kuritegelikke asju on tehtud perekondades, siis raskeid haigusi on olnud. Et kõik need kogemused, mis on traumaatilised, et sinna jääb nagu meie hinge osa maha ja see hinge osa ei ole siis nagu mingi tükk meist, vaid see on osa meie eluenergiast. Ja vaat siis see šamaan saab minna sealt teise inimese unenäost ja tuua siis tema käes olev energia nii-öelda ära. Loomulikult tänapäeval on ka mitmesuguseid muid tehnikaid, kuidas seda teha saab ja näiteks lihtsalt vahepalana ütlen, et meil holistilises regressiooniteraapias on eraldi seansitüüp selle kohta, kuidas kadunud hingeosi tagasi tuua, et selleks ei pea nagu šamaani juurde minema. Aga lihtsalt see, et see, miks ma seda täna siin räägin, et see on selle unenäo teemaga ka siis seotud, eks ole. Või siis seda inimest tervendada või midagi muud sellist. See on nüüd üks asi, et kui inimene pöördub, et tal on kellegagi probleem. Aga kui inimene pöördub, et tal on probleem, siis vahest raskematel juhtudel on ka niimoodi, et ega see šamaan või see teadjamees ka nipsust ei saa teda iga kord aidata, et see töö võibki olla pikem protsess, eks ju. Ja siis ta lepibki kokku, et ma tulen sinu unenägudesse sind tervendama, on ju. Ehk siis see on see liikumine, on ju. Saada mingisuguseid sõnumeid, saada mingit informatsiooni kätte, mida inimene ise ei teadvusta endale, aga see informatsioon on vajalik selleks, et see inimene saaks oma elujärge parandada, oma tervist parandada või ükskõik, mida ta on sellega vaja teha siis on, eks ole. Ja sellist traditsiooni siis kohtab nii Siberi šamaanide hulgas või mitte šamaanidega, ütleme siis nende põlisrahvaste hulgas, kes siis tegelikult on ju ka meie soome-ugri-mugrilased kõik on ju. Amazonases, Põhja-Ameerika mõnedes traditsioonides ja tegelikult ka Tiibeti pönnõpetuses on siis just sellist šamanistlikke rännakuid, ütleme siis niimoodi. Ja siin on nüüd see koht, et lihtsalt näiteks selle unenäo kursus, kuna mina nüüd olen üks nendest, kes on seda rändamist nagu nii-öelda praktiseerinud. Ma olen seda õppinud, ma olen seda praktiseerinud ja ma olen seda harjutanud. Ja kui mina, viimased aastad ma ei ole sellega viitsinud tegeleda, aga mul kunagi oli nagu see jube kirg või huvi, et ma tahan teada, kuidas see asi töötab ja kelle peal sa ikka katsetad, kui ise enda peal, eks ole. Et siis tuli hakata igapäevased unenäo joogat siis tegema. Aga ei lähe ju võõra inimese unenäkku, et tegelikult see ei ole turismireis, et ma nüüd mõtlen, et ma treenin, et ma ei lähe kedagi kahjustama. Minu kavatsus võib aus olla, aga see ei ole eetiline, kui ma tulen sinu unenäkku asja eest teist taga, sest ma tahan õppida seda. Et siis ma nagu mõnede inimestega leppisin kokku, et kui ma tulen su unenäkku, et ma ei tea, kas sa seda tead või kas see sul meelde jääb, kas sa näed teadlik und või ei näe. Kui inimene näeb teadlik und, siis ta võib mind oma unenäos märgata. Ja nii edasi. Et see oli siis selline nagu kooskõlastuse küsimine ka, eks ole. Ehk siis, miks ma seda nüüd räägin, et ma olen kohanud siin, mitte siin, aga üldse inimestega rääkides, et mõnikord, kui inimestel on mingisugused oskused või võimed treenitud või
arendatud või avardatud kuidagi moodi. Et sellega hakatakse nagu hooplema, et vot ma oskan seda teha või no väga tubli, et oskad, aga sinna teiste inimeste unenägudesse, unenäo maailmadesse ei tohiks minna turismireisile. Et see ei ole see koht, kus nagu uhkustama käia, et vot ma tulen ja siis ma oskan seal teha ja ma oskan seal olla. See on tegelikult väga vastutusrikas oskus, et seda tohib kasutada ainult inimeste aitamiseks või siis ka võib-olla siis ühiskondlike või mingisuguste suuremate probleemide lahendamiseks, kui see vajalik näiteks on. Aga siis seal on ka ikkagi teatud inimestega need kooskõlastused selles mõttes, et teised, see on nagu privaatruum, et sa sinna nagu ikkagi ise üksi torkima ei lähe, kui sa ei ole nagu ette hoiatanud. Siis siin on nagu veel see koht, et ma ei mäleta, kas eelmises või üle-eelmises videos, kus me siin sellest unenäost rääkisime, ma korra nagu nimetasin seda ka, et tegelikult on meil siis, nii nagu see šamaan saab minna, et kui mina olen seda treeninud, et ma saan ka minna, kuhu ma teadlikult tahan minna, sellisel juhul ma kooskõlastan. Aga mõnikord võib juhtuda, et inimesed alateadlikult lähevad kuhugi. Ja alateadlikult me võime sattuda teiste inimeste unenägudesse. Ja siin on nüüd oluline vahet teha, et tähendab ühesõnaga, me ei saa seda, ja sina ei saa seda kontrollida, et kas keegi sinu unenäkku tuli või ei tulnud, et seda sa ei saa kontrollida, aga sa saad kontrollida ennast ja mina saan kontrollida ennast. Ehk siis, kui mõni inimene näiteks, ma näen mõnda oletame, et ma näen sind unes, on ju, ja siis on selline lugu, et ja ma nüüd ei tea, kuigi ma mäletan unenägu, ma mäletan üksikasju, on ju, oletame, et ma ei tee vahet sellel, et kui ma sind näen oma unenäos, kas sina tulid minu unenäkku, et ma sind nägin, või tulin mina sinu unenäkku? Sina võib-olla vaata teadlikku und, sa ei teagi, et on, eks ole. Aga et kuidas teha vahet, et kui näiteks ma näen sind unes, kelle juures siis nüüd oli, on ju. Ja mõnikord on niimoodi, et me näeme üksteist unes või üks näeb kedagi unes. Ja see ei ole teadlik unenägu ja see on lihtsalt, me näeme seda unes mingisuguste muude asjade kontekstis, et see ei pea selle rännakuga seoses olema. Ehk me unes võime näha kõiki inimesi ja see ei pea olema see unenägudes liikumine, eks ju. Et ma praegu räägin sellest unenäos liikumisest. Et kõik inimeste unenägudes nägemised ei tähenda seda, et keegi on nende unenäkku tulnud või nemad on kellegi omasse läinud, on ju. Aga et juhul, kui see nii on, ja mõnikord on niimoodi, et inimesele võib tunduda, et see on tähenduslik unenägu. Sest see, mis on siuke uina ja ei oma tähendust, et me nendele ei pööragi tähelepanu ja seal meil ei teki isegi see küsimus üldse, et kas mina läksin kellegi unenäkku või tuli keegi minu juurde. Pigem on see, et kas meil on selle inimesega mingisugune teema, kas siis hea teema või halb teema, et nendel juhtudel meil võib tekkida see küsimus, et see tundub nagu liiga realistlik, see emotsioon on niivõrd tugevalt, et sa ärkad unest ülesse, sul see tunne on veel pool päeva naha vahel, et see ei lähe nagu ära. Ja kuidas siis vahet teha, et üks asi on nüüd see, et keskkond on selle asja nimi, et kui sa oled keskkonnas, mis on sulle tuttav. Võib-olla see ongi see keskkond, kus sa elad või töötad või iga päev asju teed, on ju. Siis ilmselgelt sina olid kodus ja tema tuli, jah. Aga see ei pruugi olla niimoodi, et ma näen, et mul on siin see ja see asi, et need on minu keskkonnad. Vaid pigem on see, et see tunnetus või energeetika, et kas ma tunnen ennast siin mugavalt, kas minu jaoks on kõik nagu loogiline ja nii edasi. Ehk siis see on nagu see keskkond, et kui see on mugav, loogiline, minu mingisuguste normaalsuse või minu reeglite järgi, siis pigem toimub see tegevus minu maailma kihis või minu keskkonnas, ütleme niimoodi. Aga kui ma näen teist inimest, kellega mul mingisugune emotsionaalne teema on, sõltumata pluss või miinusmärgist, on ju, ja ma näen seda, et need tegevused on liiga imelikud. See ei saa olla nagu tõsi, on ju. Ja ma ei tunne ennast seal nagu mõnusalt. Või kõik tundub kuidagi võõras, kõik tundub kuidagi ajuvaba, on ju. Siis võib juhtuda see, et ma olen sattunud kellegi teise keskkonda. Et see on lihtsalt see asi, et kui tekib see küsimus, et kas on vaja vahet teha. Enamjaolt ei ole vaja seda vahet teha, sest et mis vahet seal on, eks ole. Ja kui me tahame unenäost õppida midagi, et seda infot sealt kätte saada, siis selle info me saame sealt nii või naa.
kätte, et siin ei pea nagu seda analüüsi tegema, et kes kelle unenäos käib. Aga teoreetiliselt on see nagu võimalik ja seda on võimalik endast treenida. Ja siin on kolmas aspekt ka veel, et tegelikult on võimelised, näiteks kui sina ja mina oletame, et me nüüd mõlemad treenime endas seda selget unenägemist. Ja eriti võib-olla siis sellistel, kuidas siis öelda, treeningute algusaegadel, kui kõik tundub nii põnev ja õudselt tahaks katsetada uusi asju, siis võib omavahel kokku leppida, et kuule, vaatame täna unes seda või seda, et kas võib-olla mingi koha kaudu näiteks, et ma ei tea, Suure tamme all saame kokku või midagi sellist, mida mõlemad pooled näiteks teavad. Ja siis võib vaadata seda, et kas me satume samasse unenäkku näiteks, et tegelikult inimestel on võimalik ka taotluslikult, eesmärgipäraselt on võimalik sattuda samasse unenäkku. See tähendab, füüsiliselt tähendab seda, et mõlemad inimesed näevad samal ajal sama und. Ja kuidas see välja tuleb? See tuleb seda, et inimesed pärast nagu arutavad omavahel, mida nad unes nägid. Ja hästi huvitav oli see, et seal unenäo grupis näiteks tekkis ka selline arutelu meil, kui meil oli see praktika olnud ja siis inimesed ütlesidki, et kuidas see võimalik on, et me tegelikult olimegi ühes unenäos, aga sa tahtsid sinna minna, sul oli see eesmärk. Meil oli see nagu õppimise eesmärk, Aga hästi oluline on siin siis endale meelde tuletada, et see ei ole turismireis. Et ma ei lähe teiste inimeste unenäo maailma torkima ilma mõjuva põhjuseta. Siis mis veel väga paljudes unenäo traditsioonides sarnast on siis selline, kas siis hinge või topelt olendi idee. Vaata, unenäol võib ka mitu kihti olla, et minul endal on vist mingi 4 või 5 kihiline unenägu olnud ükskord, et see algas niimoodi, et ma magasin füüsiliselt, mina see, kes ma siin istun, magasin oma voodis kodus ja nägin und. Ja see unenäos ma ka magasin. Ja siis selles unenäos ma nägin und ja seal ma ka veel magasin. Et ma kolmes unenäos magasin ja siis 4. unenäos hakkasid sündmused toimuma. Ja ma olin nendest kõikidest kihtidest nagu teadlik samal ajal, eks ole. Ja see on nagu üks asi, et on nagu topelt olend, et ongi nagu topelt mina, et mind on see 5 korda näen und, et ma magan, on ju igas selles unenäos olin ka mina, eks ole. Aga et seda võib olla niimoodi, aga sellel on nagu teine idee nagu veel, et unenäo maailmas ongi nagu mitu mina, et üks mina on siis see, kes on tegelikult siin praegu see füüsiline mina, eks ole, kes praegu istub ja siin seletab ja pärast läheb kodus magama, on ju. Ja siis oletame, et ma tegelen teadliku unenägemisega, et siis ma püüan siis unenäos ärkvel olla, et sealt unenäos seda informatsiooni endaga kaasa tuua, on ju. Et üks mina on see minu teadvus, kes saab aru, et ta näeb und ja püüab registreerida siis kõike unes toimuvat. Aga siis seal unenäos on veel unenäo mina. See on see mina, kellega sündmused juhtuvad. On ju. Üks mina, kes vaatab pealt ja jätab meelde, mis on selle füüsilise minaga seotud, on ju, ja teine mina, kes seal unenäo maastikul siis liigub, kellega juhtuvad sündmused. Mõnikord väga paljudes näiteks Tiibeti traditsioonides ja minu meelest ka Põhja-Aafrikas mitmetes traditsioonides nimetatakse seda teist mina nii-öelda, see ongi unenäo mina, eks ole. Aga see, kuidas me teda nimetame, see ei oma tähtsust. Seda võib ka osades kohtades nimetatakse teda hingeks, teda võidakse ka vaimuks nimetada või inimese vari. Kuigi psühholoogias, olles ise nagu õppinud psühholoog, et mina nagu psühholoogina teda varjuks ei nimetaks, sest vari on meil ka siin füüsilises maailmas, et minu vari on see osa minust, mida ma ei teadvusta või mida ma ei taha teadvustada, eks ole. Et kas see on siis päris pime ala või see varjatud ala, eks ole. Et on minu vari, et unenäos, see unenäo vari tähendab nagu siis muud, eks ole. Aga ta ongi nagu siis mingisugune energeetiline aspekt minust, eks ole. Või lihtsalt vaim, et vahet ei ole, kuidas siis tema kohta öeldakse, aga et sa saad aru, et seal on nagu mitu tükki, et üks on see sina, kes jälgib seda unenägu, vaatab nii-öelda pealt või siis tunneb kaasa seal. Ja teine on siis see mina, kellega asjad juhtuvad, on ju. Ja Põhja-Ameerika traditsioonidest on siis tulnud see teadmine, mis me täna teame nagu selge unenägemise kohta, on siis see, et inimene, see reaalne füüsiline inimene siis, kes magab, on ju, juhib teadlikult oma unenäo mina. Ja seda enda juhtimist seal unenäos, seda on võimalik õppida tegelikult.
et see on täiesti treenitav oskus, et jälle omast kogemusest lihtsalt, et ma olen sellega nagu tegelenud. See on päris huvitav, et see treening oli, võib-olla kui sa nüüd oled seda 3 videot vaadanud või kuulanud, siis sa mõtled, et ma päris mitu korda olen rõhutanud, et ma enam ei ole viitsinud sellega tegeleda. Et see jõudis minuni siis, kui ma hakkasin see unenäo teema mingil põhjusel enne seda, kui ma läksin holistilist regressiooniteraapiat õppima, võib-olla paar aastat isegi enne. Ja siis oli niimoodi, ja siis me seal nende terapeudi kursuse raames meil oli ka üks unenäo teema, unenäo kursus nagu. Ja see tekitas minus nii palju huvi. Ja siis ma hakkasin nagu omal käel juurde õppima seda. Ja see tundus kõik nii põnev, et ma tõsna otseses mõttes praktiseerisin. Ma iga päev 365 päeva aastas praktiseerisin mingisugune 10 aastat. Pidasin unenäo päevikuid ja tegin märkmeid ja see päeviku tegemine on omaette hästi oluline. Mitte see, et kirjutamine on tähtis. No kirjutamine ongi tähtis. Aga mitte, et see eesmärk omaette on, vaid eesmärk on see, et kui ma täna panen mingid märksõnad kirja, siis täna need märksõnad ei ütle mulle mitte midagi. Ja siis ma panen nüüd võib-olla homme ja nädala pärast ja võib-olla mõni märksõna sealt kattub. Aga kui ma olen 3 aastat need kirja pannud, siis ma näen, kuidas need ühised mustrid hakkavad välja tulema. Ja vaata, see on nüüd see informatsioon, mida saab kas siis iseenda või kellegi teise hüvanguks kasutada. Et sõltub siis sellest, mis oli selle unenägemise eesmärk. Nii, aga siis... Mida ma tahtsin nüüd öelda sellega? Ma tahtsin öelda seda, et ühesõnaga Põhja-Ameerika indiaanlaste traditsioonist on tulnud siis see, et inimene juhib teadlikult unes oma hinge. See tähendab seda, et teatud treeningute käigus on sul võimalik siis, ühesõnaga kui sa oled unenäost teadlik, siis see sinu unenäo mina, kes hakkab seal teed ületama või ma ei tea, sohu astub, läheb sinna lauaste vahele kuhugi, et sa saad nagu valida. Või seesama asi, et näiteks hüppad või mitte hüppavad, kukud kuskilt 5. korruse katuselt alla, siis meie see tavaline mina on harjunud kukun surnuks. Aga unenäos on kõik võimalik. Sa saad juhendada seda unenäo mina, et aja oma sõrad laiali ja hakka lendama. Et see on nüüd see juhendamine ja see on nagu treenitav. Loomulikult nendes põlisrahvaste kultuurides ei treenitud inimesi niimoodi, et need olidki need šamanistlikud õpetused, ehk siis, osades kultuurides olid meesšamaanid, osades olid naisšamaanid. Ja siis oli see küsimus, et kas sellel mehel oli väega poeg ja kas sellel naisel oli väega tütar, et osades anti siis emaliini pidi edasi, osades isaliini pidi. Et sellele väega pojale või väega tütrele anti siis, õpetati neid oskusi. Ja kui nüüd juhtus, et ei olnud seda last, siis kogukonnast see teadja mees või teadja naine valis endale ühe tema arvates väärika õpilase, kelle ta siis välja õpetas. Eks ju. Aga jällegi ta pidi olema väega, et see vägi pidi olema selles inimeses sees. Vägi on siis see elujõud, eks ole. Vägi on see elujõud, et see selgroog kannab sind ka siis, kui kogu maailm sind nagu põrmu paiskab, on ju. Et sa jääd oma tõe juurde, et sa tead oma teed, et sa tunned oma saatust ja nii edasi, et see on nagu väga sügav eneseteadlikkus on selles väes. Ja see oli siis see algtingimus, et selleks nagu saada. Muidugi kultuuriti oli see pisut erinev jälle, aga süga hästi laias laastus ja hästi ümmarguselt öelduna. Et see tähendab seda, et tegelikult kogukonnas oli siis üks või mõnes siis ka mitu sellist liiget, kes siis valdasid neid tehnoloogiaid. Loomulikult unenäo tehnoloogiad ei olnud siis ainukesed asjad, mida nad oskasid. Aga kaasa arvatud siis see unenägemine. Ja siis see oli see viis, kuidas siis inimesi toetati ja aidati. Mina ise ma olen õppinud 3 šamaani käe all ja siis minu esimene kokkupuude oli Põhja-Soome šamaanitariga Krisse. Kristjana Aro Haarle on muidu ta nimi, Krisseks teda kutsutakse. Tema on siis Siberi šamaanide õpilane. Ja tema praktiseerib seal kuskil Põhja-Soome tundras ka ja peab seal mesilasi ja teeb oma mingid seepe ja karusnahku, mis ta seal teeb. Ja taimi kogub ja nii edasi. Et ühesõnaga, miks ma seda nagu rääkima hakkasin, see unenägemise asi on nagu üks aspekt sellest, et eks ole kogu see šamanism ja kogu see põlisrahva tarkus ei keerle ju ümber selle, ma loodan, et sa seda oled juba ise ka aru saanud. Siis mis veel oli sarnast erinevates šamanistlikes ühiskondades?
unenägude kontekstis, me ei räägi täna ravimtaimedest ega madudest ega muudest asjadest, on ju, me räägime unenägemisest. Oli see, et kõiki unenägusid ei peetud tähenduslikeks unenägudeks, et kui siin oma tuttavate inimestega või lihtsalt inimestega vestelda teinekord, siis kui inimesel jääb unenägu meelde, siis ta kohe kujutab ette, et see on jube tähtis unenägu. Absoluutselt kõik unenäod ei ole tähtsad. Suurem osa neist ei ole tähtsad isegi. Aga selleks ongi oluline need märksõnad sealt välja leida, et näha, kuidas tegelikult erinevad olukorrad või erinevad teemad neid unenägusid ühendavad ja vaata sealt joonistub see tähtis asi tegelikult välja. Ja miks siis ei peetud seda unenägu tähtsaks šamanistlikes ühiskondades või igat selget unenägu? Sellepärast, et unenäod võivad tulla erinevatest allikatest. Sinu enda hing või vaim võib sulle seda unenäo sisendit saata, millega sa oma unenäos tegelema hakkad, on ju. Sa võid saada mingisugustelt abivaimudelt või selles mõttes, et traditsioonid on erinevad ja kes need abivaimud siis on. Nad võivad olla sinu mingisugused kaitsehaldjad, inglid, mis iganes väeloomad, tootemid. Lihtsalt selle paiga vaimud näiteks või midagi sellist, on ju. Ja võib-olla neil on sulle midagi olulist öelda. Võib-olla nad tahavad hoiatada sind millegi eest. Aga unenäod võivad tulla ka näiteks mingisugustelt takistavatelt jõududelt. Ja seetõttu on lihtsalt, kui ma ühte unenägu vaatan või kui sina ühte unenägu vaatad või see üks, mis sul hästi selgelt meelde on jäänud. Ja tegelikult, kas sa peale vaadates oskad öelda, et millisest allikast see unenägu on tulnud. Kui me ei ole unenägemist praktiseerinud, siis me ei oska seda teha ja ütlen ausalt, mina, kes ma olen mõnda aega praktiseerinud, siis kui ma nüüd täna mõtlen tagasi, et peaks hakkama tegema, et ega seda ei ole lihtne teha, see ei ole see, et ma ei saa kunagi kindel olla, et ma väga täpne olen selles. Jah, ma küll võin mõelda, et ma usun seda intuitsiooni, ma tunnen ära, aga ma võin ka eksida. Et see on nüüd see koht, et ühesõnaga, et šamaanid olid ettevaatlikud. Ettevaatlikkus ei ole mitte alati, muidugi argielus on see tihtilugu hirmuga seotud, aga jällegi, šamaan ei olnud lihtsalt naine ega mees. Tema oli see, kes seda küla või seda ühiskonda aitas või toetas. Tal oli väga suur vastutus, eks ju. Ja see tähendas seda, et ta igat jama, mis kuskilt pähe tuli, ei saanud ju uskuda. Seda tuli kontrollida. Ja siis oligi see kogukondlik kontrollimine, ehk siis tegelikult nendes loodusrahvaste hõimudes oli tihtilugu ka see, et hommikuti siis kas pereliikmed või tähtsamad küla inimesed arutasid oma unenägusid ja siis vaadati seda, et mis seal sarnast on, eks ole. See oli see kogukondlik kontroll, on ju. Ja siis ühiskonna teemad ja kõik sellised asjad, et see nõudis väga suurt vastutust. Ja seetõttu on siis hästi oluline, et mitte siis ainult šamaanid, vaid ka need inimesed, kes üldse, ütleme siis meie mõistes teadliku unenägemisega tegelevad, aga tegelikult, kes üldse tegelevad mingisuguste vaimsete praktikatega, mis ei pruugi üldse unenägemised olla, on hästi oluline olla maandatud. Ja mina olen aastaid pannud tähele, kuidas ma ütlen, kui keegi solvub, siis ma väga palun vabandust, ma ei taha tõesti mitte kedagi solvata. Aga ma olen näinud seda, kuidas inimesed räägivad, et ma olen nii vaimne, ma mediteerin, ma teen kõiki asju. Ja saad aru, ta kogu aeg hõljub ringi nagu ingel kesapõllul, et tal ei ole üldse maandust, maaühendust. Ta hõljub, on ju. Aga kui sa tegeled vaimsete praktikatega, sul peab väga tugev maandus olema. Mis juhtub elektrisüsteemiga, kui maandust ei ole? Lühis tuleb, on ju. Ja meie vaimuga on tegelikult sama. Ja samamoodi siis need šamaanid või külatargad või nõiad või kuidas neid kuskil nimetatud on, eks ole. Et nendel on samamoodi, et see maandatus on hästi oluline. Ja meie, kes me ei viljele siin täna ju seda mingit, et me ei kujuta ette või me ei kujuta ette, meil ei ole eesmärk saada šamaaniks või mingiks tarkpeaks või nõiaks, on ju, et see ei ole meie eesmärk. Aga kui ma enda elu otstarbeks või hüvanguks praktiseerin mingisuguseid meetodeid või tehnikaid. Ja mitte ainult, lihtsalt kui ma elan oma igapäevaelu. Mul on väga seda maandust on vaja, on ju. Ja see on ka siis see põhjus, miks seda maandust on ekstra vaja siis õppida või harjutada.
ja tulles nüüd tagasi ja kaasa arvatud need, kes siis seda teadlikku unenägemist praktiseerivad, eks ole. Ja siis tulles tagasi sellele, et unenäod võivad tulla nagu erinevatest allikatest, on ju, siis eristamisvõimet on vaja treenida endas. Ja seda eristamisvõimet on meil ju tegelikult igapäevaelus ka vaja, et kuidas teha vahet siis, kes on kes ja mis on mis ja mida ma võtan tõsiselt, mida mitte, on ju. Et need on kõik tegelikult nagu päris elu praktilise väljundiga asjad. Kui me selle unenägemise sealt kõrvalt ära lükkame, siis suur osa sellest teadmisest on see, mida me saame oma igapäevaelus tegelikult kasutada, on ju. Kogukondlikust kontrollist ma rääkisin. Ja üks asi veel. Nagu mina ütlesin, eks ole, et kui ma näen und, siis need märksõnad, mis mul nagu tulevad, võib-olla mind ei kõneta täna üldse, järgmine nädal ka ei kõneta, 3 kuu pärast. Mõtled, kurat, miks ma ikka veel seda näen, on ju, või mingi asi nagu mingi fragment, eks ju. Aga 3 aasta pärast või 7 kuu pärast, ükskõik millal, joonistub mingi muster välja, on ju. Ja vaata, see on nüüd see koht, need samad šamanistlikud ühiskonnad või need külatargad või šamaanid, eks ju, kes unenägemisega tegelesid. Et nendel oli hästi oluline siis neid sümboleid kontrollida. Ja see kontrollimine ongi nüüd see, et sa kas, meie oleme kirjaoskajad, eks ole, et meie siis saame märkmeid teha, et nendes loodusühiskondades oli see, et nad samad inimesed jagasid oma lugusid, nad jutustasid neid lugusid, on ju. Ja siis need mustrid, mis korduma hakkasid, tegelikult jäid ju meelde. Ja vaata, need asjad, mis korduma hakkavad, need on tähtsad. Siis, mis siis veel? Aborigeenidel näiteks. Tegelikult ka nendel teistel põlisrahvastel, aga kuidagi see aborigeenide pärimust, kui on kogutud ja kirja pandud, vaata need loodusrahvad ju ise ei pane neid kirja, need on need rahvaluule kogujad, nii nagu omal ajal Jakob Hurt meil neid laule kogus, eks ole. Eks seal ühiskondades on ka need kogujad käinud ja on püütud siis jäädvustada ja niimoodi. Tänapäeva inimesed muidugi oskavad ka seal kirjutada ja lugeda valdavalt, mitte kõik, aga niimoodi. Aga siis on nagu leitud või kuidagi nagu ilmselt need aborigeenid ise on seda rõhutanud rohkem. Rõhutanud seda rohkem, et magamine ei ole meie jaoks lihtsalt uni või unenägemine. See on loomine teadvuse ühisväljaga. Või ta on nagu, ühest küljest loomine selle ühisväljaga koos nagu on ju. Ja teine asi, ta ongi see loov ühisväli, et see sama unenägu, kui sina oled oma unenäost teadlik, siis sa viibidki selles loovas ühisväljas. Ja kui sa seal teadlikult lood midagi, nii-öelda siis see seeme on energeetiliselt kasvama pandud ja siis siin füüsilises maailmas on sul lihtsam neid asju ära teha, eks ole. Ja aborigeenide puhul siis mida nad veel on välja toonud, et kui see ei ole nagu lihtsalt unenägemine, et see on siis lisaks sellele, et ta on see teadvuse väli, loomise teadvusväli on ju, ta on ajatu reaalsus. Et kuna seal ei ole piire, et kuigi see suhtlemine või liikumine erinevate maailmade vahel ja kõik, aga seal ei ole piire, järelikult ei ole ka piiranguid, järelikult ei ole ka aega. Ta on ajatu. Ja seda on mitmed teised, ma ei ütle siis loodusrahvad, aga ka mitmesugused muud teooriad on seda ju püüdnud tõestada tegelikult või vähemasti terve hulga argumente selle kohta kogunud, et kuidas aeg on lihtsalt praegu, et kõik see tulevik ja minevik on ka kõik praeguses hetkes koos nagu on ju. Et sisuliselt see aborigeenide mõtteviis nagu tegelikult toetub sellele või on sama, ütleme siis niimoodi. Ja aborigeenidel on siis unenägemine või uni on selleks, et ühendada inimest, loodust ja esivanemaid üheks tervikuks või ühendada vaimset maailma. Ühesõnaga siis inimene, loodus, esivanemad ja vaimne maailm, et need kõik üheks tervikuks. Nad ongi üks tervik, aga just, et teadvustada seda ühtsust, mis nendes 4 aspektis nagu seisneb või paikneb, ütleme siis niimoodi. Ja siis ütleme niimoodi, et toon lihtsalt oma näite, et kui ma ütlesin, kui ma hakkasin praktiseerima seda, see tundus nii põnev ja see oligi nii põnev, et mis ma seda täna enam ei tee, et ma nii palju treenisin, et see enam ei olnud põnev mu jaoks, eks ju. Ilmselt õppida mul oleks ka täna sealt midagi, aga see põnevus nagu kadus ära. Ja kuna ma nüüd ei arva, et ma peaksin seal unenägudes kogu aeg rändama, siis ei ole ka nagu see eesmärk, on ju, et ma õppisin ja sain teada, kuidas asi toimib ja minu eesmärk sai sellega nagu täidetud, on ju. Aga nüüd, miks ma seda nüüd siin pikalt seletan, on see, et
ma tean jällegi teisi inimesi, kellega ma olen vestelnud ja kes on ka püüdnud seda teadlikku unenägemist nii-öelda harjutada või rakendada. Ja siis sealt tuleb välja mõnikord see koht, et kui sa selle unenäo maailmaga nagu nii-öelda sõbraks saad või see on nii põnev tundub ja iga kord on midagi uut ja sa avastad sealt midagi uut, on ju, siis võib juhtuda see, et unenägemine võib mõningatel juhtudel kujuneda ka reaalsusest põgenemiseks. Ja vaata, seda ei tohiks nagu juhtuda. Et tegelikult psühholoogias, toon siia kõrvale siis oma erialased teadmised, eks ole, et psühholoogias on ka selline, jälle olen ise teinud oma kogemusest täiesti, et näiteks kui elus on väga rasked ajad, siis tahaks kogu aeg magada. Kui sul on ka niimoodi olnud, siis pane jaa või pane plussmärk kommentaaridesse, et lihtsalt hea on teada, et kas keegi on veel samasugune olnud. Aga see on minu kogemus, aga ma tean, et seda on ka nagu tõestatud. Ehk siis magades sa ei pea nagu tegelema probleemiga ja magades sa ei pea vastutama mitte millegi eest. Nii, aga kuna nüüd saab need kaks asja kokku panna, kuna magamine võimaldab meil reaalsuse eest põgeneda, kui reaalsus on ebamugav või raske, on ju. Ja kui unenäo maailm tundub nii põnev, nii avastamisväärne või selline äge, siis saab need kaks asja kokku panna. Põgened siit ja seal on mõnus olla. Ja mis siis juhtub? Ongi see, et inimesed hakkavad võib-olla neid unenäo sündmusi või neid asju, mis nad seal siis näevad, kogevad ja läbi elavad, võib-olla tähtsamaks pidama kui seda elu, mis neil siin on. Siis ma olen seda meelt, et inimestel kindlasti on olemas need kõrgemad hingesidemed, eks ju, mingisuguste elupartnerite või sõprussuhete või mis iganes muude suhete näol. Ma olen täiesti veendunud, et see niimoodi on. Aga kui nüüd inimene on ka selles energias, et ta seda nagu usub või see tema jaoks on nagu teema, siis unenägudes võidakse hakata neid kaksikleeke ja hingesidemeid üle romantiseerima. Aga ükski kaksikleegi suhe ei ole roosamanna suhe, vaid kaksikleegid on ikkagi tõsiselt need, kes üksteist kasvatavad sõna otseses mõttes, on ju. Et sa romantiseerida ei ole nagu midagi. Aga siis, et ühesõnaga, et sellised romantiseeritud unenäod, on ju, et ei peaks romantiseerima, ma tahan seda öelda, et unenägudel võib väga praktiline väljund olla, sa saad sealt alati kasulikku informatsiooni, kas siis hingesidemete või ükskõik mille muu kohta, aga sa ei peaks nagu sinna lõksu jääma, seda ma tahan öelda, eks ole. Ja veel üks hästi ohtlik asi, mida ma olen täna juba ka mitu korda nimetanud, on siis see, et me ei peaks praktiseerima teadlikku unenägemist ega teisi tehnikaid ja meetodeid selleks, et tõestada kellelegi oma võimeid. Aga paraku inimesed teevad seda. Lihtsalt olen märganud. Selle põnevusega seoses, et see unenäo maailm võib nii põnev olla, mul tuleb üks naine meelde, kellega me sellest nagu rääkisime ja tema ütles ka, et ta on ka aastaid tegelenud selle unenägemisega ja ta ütles, et kui enne ta läks lihtsalt, kui ta ei teadnud teadlikust unenägemisest midagi, kui ta lihtsalt läks magama, sest ta oli väsinud ja niimoodi, et nüüd on keha väsib ikka ära, ma lähen õhtul põnevusega magama, sest ma ei tea, mida ägedat jälle öösel juhtuma hakkab. Ja siis ta ütleski, et kuna sa näed nagu teadlikku und, siis siin ärkvel olles füüsilisel tasandil teed põnevaid asju ja olulisi asju, kasulikke asju, on ju. Ja siis sa lähed unenäkku ja seal juhtuvad samamoodi põnevad ja kasulikud asjad, et tegelikult sa 24 tundi ööpäevas kasutad aega kogu aeg nagu kasulikul viisil, mis siis, et sa magad vahepeal, eks ole. Ja kui nüüd minu käest on näiteks küsitud seda, et kui nüüd inimene näeb teadlikke unenägusid, ma ei tea, kas sa oled nagu teadliku unenägemisega tegelenud, aga tegelikult see teadliku unenägemise uni on selline, et inimestel on kuidagi, ma ei tea, kust see tuleb täpselt, ma ei ole ka ilmselt kõiki asju läbi lugenud, mis unenägemise kohta kirjutatud on, aga kuidagi on nagu tekkinud selline väärarusaam või mulle tundub, et väärarusaam, et selleks peab eriti sügavalt magama, et unenägu näha. Ma ei tea, kuidas sina, kas sinu arvates peab sügavalt magama selleks, et unenägu näha või ei pea? Võid kirjutada all, et peab, ei pea. Mina väidan, et ei pea, sest kui ma sügavalt magan, siis ma ei näe mitte midagi, siis ma lihtsalt magan nagu karu, on ju.
Ja see, kui me unenägemist nagu hakkame praktiseerima, siis on ka tegelikult ju see, et jood kõvasti vett, et põis oleks kogu aeg täis ja vaata, siis on see uni nagu selline une ja ärkvel oleku piir on selline hästi hägus. Et sa oled nagu unenäo maailmas, aga sa võid väga kergesti siit välja tulla, eks ju. Ja see on see koht, kus need unenäod tegelikult tekivad. Ja siis on inimesed küsinud, aga kas siis inimene ära ei väsi, et kui see uni on nagu nii pinnapealne? Tegelikult ei väsi, sest sa ikkagi reaalselt sa magad. Su aju ei tööta. Su vaim tegeleb seal küll mingite asjadega, aga sa ei tööta, ma ei tea, sa ei mõtle mingisuguste probleemide lahendamise peale või mingit tööülesannete täitmise peale või su keha ju magab selles suhtes, et su lihased lõõgastuvad ja puhkavad, on ju. Ja tegelikult see osa ajust, mida sa päeval kasutad, magab samamoodi. Et selles suhtes see ei väsita ära, kui sa kellegi jaoks küsimust tekitas, aga lihtsalt seda inimesed on küsinud ja siis ma mõtlesin, et ma ütlen seda siin sulle ka. Ja siis mul on selline mõte, et kas sul oleks huvi, kui ma näiteks teeksin võib-olla mingisuguse väikese kohtumise siin veel meie väikeses grupis ja räägiksin näiteks nendest Tiibeti praktikatest, Tiibeti budismist ja Tiibeti unenäo joogast ja bön traditsioonist näiteks. Et see on natuke teistmoodi jälle ja mina ise olen seda Tiibeti oma nagu praktiseerinud võrdlemisi palju. Ma olen ka teistest õppust võtnud, aga mulle nagu tundus nagu see sobivat. Aga pane kui sa oled huvitatud. Aitäh, et oled kaasa mõelnud ja kui sul on küsimusi, siis küsi. Kui midagi jäi arusaamatuks, kui ma oskan, siis vastan. Kui ei oska, siis õpin ja püüan ikka vastata. Ja kui sul on ideid, mille kohta sa veel tahaksid teada või mida sa õppida tahad, siis pane need ka siia kirja. Sest niimoodi me saamegi luua siia seda sisu, mis sinu jaoks ka oluline või tähtis on. Ilusat õhtut sulle!